kõigile, tere! Mul on nii hea meel, et sa oled tulnud vaatama seda videot. Esmalt ma tahtsin öelda seda, et ma tõsiselt vabandan teie ees, et nii pikalt ei ole tulnud videot ja väga paljud teist on küsinud ka, et kus kohas on videod ja nii edasi, aga mul oli vahepeal selline periood, kus ma pidin nii-öelda võtma juhtme seinast välja ja mitte midagi tegema, aga ma ilmselt räägin sellest kunagi tulevikus teile. Aga praegult te vaatate seda videot sellepärast, et see on Peep festivali video, see, mis oli kevadel ja ma teen selle avalikuks nüüd, sest juba homme on Peep festival ja see kestab 3 päeva, mitte 1 päeva nagu kevadel. Nii et see tuleb mega lahe ja ma olen mega excited selle pärast. Lisaks veel, mul on hirmus kahju, et Peep ülespanemise päevast mul ei ole neid videoklippe, sest müstilisel kombel need kadusid ära kuhugi. Mul pole õrna aimugi, kuhu need kadusid, aga need on mul kuskile läinud, nii et pannud jooksu. Nii et sellest mul ei ole kahjuks videot, aga õnneks need kaadrid Peep festivalist on olemas. Aga ma loodan, et teile meeldib. Me oleme praegu Kaisaga siin kohal, hashtag kohal. Nii lahe näeb välja. Elko, räägi, kuidas emotsioonid on? Hästi. Magasid hästi või? Jaa, nagu karu talvel. See näeb nii lahe välja. See näeb nii lahe välja. Nii nice, hea tee. Peaks tegema Facebooki laivi Kaisaga, aga ei taha. Ma ei taha teha Facebooki laivi, Arabella kardab. Natuke kardan. Feim on natuke hirmus asi. Ja me ei taha midagi reeta ka, nii et igastahes me tegelikult oleme juba praegu Rock Cafe's kohal. Bändel teeb viimased harjutusi vabatahtlikult. Suutsime panna nendele Panime lihtsalt edasi selle kohustuse laivi teha. Greta, kuidas emotsioonid on? Tere! Ma olen täiega elevil, sellepärast et sel aastal on PP40 ja ma arvan, et tuleb rekordarv inimesi ja usun, et Jumal täiega muudab inimeste südameid ja mul lihtsalt juba hommikul saati seda põksub täiega tugevalt, sest ma tean, et inimesed saavad liigutatud. Ja täiega, see on nii lahe. Ja, tere, ja. Aga teate, noored, ma varsti tulen jälle tagasi, ilmselt keegi teine siis saab see laivi tagasi. Aga me juba tünni aja pärast. Kuidas see emotsioonid on? Emotsioonid on siuksed, et üks tüdruk tumeda peaga kogu filmib mind enda kaameraga ja üliveider on. Aha, okei. Kuule, pane seda ära! Tegelikult ära pane, Arabella on tore, kõik subscribe'ige, like'ige ja üldiselt mulle tegelikult nagu vlogerid ei meeldi, aga Arabella on tore. See algus. Nii, ma sain vahepeal tööd juurde. Ma teen siin kiiret mingi slideshow videona, sest muu asi ei töötanud ja sellega on suht suur error, nii et jah. Siuke kell on praegult 9:33 ja regamine just algas, nii et täiega lahe. Okei, asi käib. Inimesed on seal kõik. Hull jooksmine, aga täiega lahe. Nii et ja kõik me saime siuksed meeskonna kaardid ka veel. Nii et üldiselt on selline lugu, et me läheme ka lava peale ja siis järsku täiesti lime ja siis tuleb nii et see siis kogu tiim on laval. Mis tegime Instagrami laivi ja siin on Pika, tere! Eleni ka? Jaa. Täiega tore. Nüüd, kui sa tuled lavale ka, on ju? Saad, et sa selle kaameriga vastu peale saad? Ma proovin mitte saada ja... Okei, meil on ainult mingi 20 sekundit veel.
Meie lood saavad olla suurepärased. Ma ei tea, kas oled kunagi mõelnud sellele, aga et sinu elu on lugu. Aga ma julgeks täna hommikul tahaksin siin nagu tõsta sellest kohast natuke edasi ja mõelda, et mõtle, et sinu elu on üks ülistuslugu. Päeval me kõik seisame. Ja mida me teeme on see, et kiidame Jumala. Kõik oleme ühel päeval ühes taevases ülistuskooris. Sinna ja mul oli seal kõik ülihästi, ma õppisin piiblikoolis, ma olin seal noorte abijuht, teenisin koguduses, mul oli töö, kõik asjad olid ma... seminarid, üks seminar sai läbi ja siis praegu on lõunapaus ja siis hakkab teine. Ja mu nina on nii kinni ja vaadake, me ossime endale käepaela. Ja nii et mõlemad ossime. Pepe käepaelad, Pepe! Nii et ja need on täiega ilusad. Ma olin selle juures, kui Anne tegi neid, nagu disainis neid, nii et ma olen olnud loomise juures. Et olin seminaris ja siis ma istusin üksinda seal ja ma pidin PP-le nagu Facebookile tegema laivi. Ja noh, pilte ei saanudki teha, tegin laivi ainult. Võt siuke lugu. Me otsustasime hoopiski, et me lähme Sirklegaasse. Tere! Siin Kaisa asjade kaotamise blogi kaotas oma kaelakaardi ära. Palvetage, äkki leiab ülesse. Nagu, see on haige lihtsalt, kuidas... Ma tegelikult ei ole üldse selline inimene. Ma ei tea, minu mõista võiks... Ei kaota kunagi midagi ära. Ma ei tea. Ainult oma ajud. Selle võid välja kattida. Võt seda ma just ei katigi, aga see... Ma just ütlesin talle, et ta võiks oma telefoni ka igaks juhul kaelaga paela panna. Davai, pane kaelaga paela. Aga jah, paelaga kaela. Siis äkki... Lähme siis oma lemmikrestorani hetkel. Ja see restoran on Sirklega. Jah, sobib jah, Sirklega. Okei, aga davaiks me saame oma asjad kätte ja siis me lähme tagasi. Põhimõtteliselt Elerin just rääkis mulle sükest asja, et siis kui ma filmasin ka enne seda, et siis kui see konfetid, kui see oli, siis oli niimoodi, et lakke tuli auk. Oota, kus sa oled nüüd? Seal on auk. Saad aru või? Seal on auk. Mis toimub? Nagu tuleb sinna uue mingi plaadist või midagi sükest. Nii et läheb hästi. Mõtle, kui keegi oleks pead saanud selle sama asjaga. Jõhker. Ebanormaalne. Ta ei ole nii läinud. Tegime ajalugu. Peeter Lool on mõju. Jah, on mõju. Laed isegi kukuvad alla. Jeesus liigutad lage. Jaa, täpselt, lihtsalt püha vaid lipib. Lagi kukub. Olete kõik kohal ja valmis, jah? Jaa. Olete juba ennast... Tere, Arabella vlog! Tere! Mina olen ka Arabella vlogis. Jaa! Kas te tahaksite ka kunagi Arabella vlogi tulla või? Ei! Tulge, ta kõnnib siin praegu. Ma kõnnin siin praegult Rock Cafe poole. Aga jaa, me just tulime seminarist ja see vend siin tegi täna seminari. Nii lahe oli. Kotikesega. Mis sul kotises on? See on PP40. See on mingi šokolaad ja smuuti, nagu ma kuulsin. See on PP Luut, jah. Kui mõnus. Tulge kõik PP-le sügisel 21–23 september. Te ei taha puududa sealt. Ei taha koolist puududa. Aga jaa, ei, päriselt ka. Ärge laske üle seda. Palun ärge laske seda võimalust üle. Jaa, sest see tuleb nagu 3 päeva täis lihtsalt, ma ei tea. Tallinnas. Ja okei, Kaisa tahab kolida siia majja. Aga me siis läheme Rock Cafe poole ja siis on seal elevandituba. Ja minu pastor on ka seal. Mind huvitab. Ja kuule,
ei, siis varsti on see ülistuskontsert ka, nii et ma olen täiega mingi tingi. Nii, kohe hakkab, mul on täiega väljakas silma praegu, aga vaadake, kui ilus see lava on, haike. Tänane päev on olnud, nagu te olete näinud, väga kiire ja väga hea. Niimoodi vaikselt siin vlogid, jah? Arabella rääkis, ta ei julgenud võtta seda siin kätte ja julged selle kaameraga ringi käia, nii et nii piinlik või nagu ma ei tea, miks mul on nii piinlik või nagu näeme näite, kes käib. Oota. No tšau, mina olen Arabella ja me oleme praegu siin Peipile, ülilahe on ja ma olen täiega põnevil. See käib niimoodi. Aga kuidas sul Grete emotsioonid on muidu? Kuidas sul meeldib? Täitsa tore on. Mul on nagu täiega, see Elevandi tuba oli täiega väga esimene. Hea meel kellega. Tegelikult mulle meeldis see paneelvestluse seminar ka. See oli Miks on maailmas kurjus ja seal midagi iganes, seal oli vist 4 inimest, kes kõik rääkisid nagu vahest ei keerulist küsimusi, samas hakkasid pisitagi lugusid ja siis ma olin seal, et kuule Grete ära nutta, siin on inimesi ruumis, aga see oli väga siuke no ma ei usu, et see nii hinge läheb, aga oli väga hea. Ma käisin see, kus Jaan on, vaata, oli nii-öelda supportimas ja täiega huvitav ja ma käisin seal ja Regina oli ka seal, see oli nagu täiega hea. Aga jaa, mulle eriti meeldis see Elevandi tuba, nagu ma olin täiega, ma teadsin neid küsimusi ette, ma olin lihtsalt nagu... Sa nägid neid enne? Jaa, see nagu, ma vaata tegin selle küsimuse selle minu kasutajali seal, ma saatsin neid küsimusi ja ma lugesin need läbi, ma olin lihtsalt mingi, sellest tuleb täiega hea. Tere! Kus ma vaatama pean? Siia. Tere! Kohe hakkab pihta. 3, 2, 1! Nalja! Päris palju inimesi on, saada nagu sealmaalt lava ees. Saate klubi teha, vaata. Päev jäid veel. Ja inimesed jooksid murre. Ja tere. Aga inimesed ise jooksid murre nagu täiega ja seal taga on teie. Kõik murduvad ära siin täna. Kõik murduvad ära täna. Ma arvan, et me on kõik võinud täna tunnistada seda, ma loodan, et sinu kogemus ka on, et Jumala vaim on siin kohal olnud ja tegutsenud. Ja teate, minu jaoks on ta väga palju tegutsenud teie kaudu. Tahate ka kõigepealt välistada? Aga ma arvan, et me oleme näinud, et Jumal tegutseb. No nii, me saime asjad kokku pakitud. Ma seda ei filminud, sest ma lihtsalt ei jaksanud ja me võime mingi mega palju teha. Aga asjad on koos ja nüüd ma saan koju minna. Ma lihtsalt täiega ootan seda, et ma jõuan koju ja ma saan magada. Täiega hea aeg oli ja vau. Lihtsalt see ülistuskontsert lõpus ja kogu see värk, see oli nii amazing lihtsalt ja kui te ei olnud, siin töötakse juht, kui te ei olnud PP-l, siis nagu ma ennem ütlesin, live-albumid salvestati, aga ma lähen praegu koju, et davai. No nii, selline see oligi ja mul on nii suur au ja mul on nii hea meel, et mul oli võimalus olla nende inimestega koos ja nende inimestega või nagu aidata seal korraldada seda üritust.
see andis mulle nii palju ja ma tutvusin nii imeliste inimestega, et no tõsiselt armastan neid põhimõtteliselt. Nüüd on selline lugu. Homme algab PP festival ja kui sa veel ei ole ostnud endale piletit ja kui sa veel ei ole plaaninud tulla, siis palun tule. See on täis megalahedaid tunnistusi, megalahedaid nagu Jumal on täiega seal ja kui sa tahad kogeda Jumalat, kui sa tahad saada rahu, kui sa tahad saada rõõmu, kui sa tahad mida iganes saada ja sa otsid midagi, siis tule homme. See on 21. september kuni 23. september ja sellest tuleb mega vinge õhtu ja algab reedel kell 7 ja see on Noblessneris, nii et be there. Ma loodan, et teile meeldis see video ja kui teile meeldis, siis nagu ikka, teate mida teha. Pange like ja kui soovite, siis võite subscribe ida ka. Kõik informatsiooni PP festivalist ma panen alla descriptionisse, nii et leiate sealt PP festivali veebilehe ja veel muudki põnevat, nii et minge ja otsige üles need asjad ja näeme juba homme. Davai, tšau!